Anda ka seda tunnet Krestevskile, et on ka olemas teisi ründajad, kes võiks sellel positsioonil mängida. Jah, ja kui vaadata siis kiirelt Paidet ka, siis et Paide sellistega kohe ka ära lõi, siis nüüd ei ole seda olnud. Adžiri tuleb ikka käärmet läbi ja taas värava ette ja sealt veel ja kukub sisse! Ja kukub sisse! 1-0 14. minutil. Jah, et selles mõttes niisugune halb olukord Paidele, et Levadia vaatame, kui näeme kordust, et siit vasakust äärest tuli ja võeti kiiruse peale ette ja viidi see pall keskele ja sealt ei saanudki aru, kas kellesse Robert Kirss lõi värava, et sealt kuidagi, ütleme, et Paide õnnetuseks põrkas niimoodi üle Aksalu, et Aksalu oli ees nurgas, aga vaatame, siin on kordus olemas, et siin on see 1-1 moment, kus mängitakse, see oli seal, aga mitte tahtlik või selline. Ja Adžiri annab siis teiselt poolt jälle sinna keskele ja väga ohtlikult jälle ja neid mehi on palju ees, aga kas saab sealt läbi ka lüüa palli? Jälle Levadia mängijatel käsi püsti ja nüüd on penalti. Et Martti Pukk 2 korda ei lase siin jah kätt läbi, et seekord oli kindel ja tundub, et kaart tuleb ka veel siin. Ja kaart tuleb Frolovile. Aga see nurgalöök, mis anti jällegi siit vasakust äärest, et ma nüüd ei pannud tähele, aga ma arvan, et see oli Begrašvili, et väga hästi sisse keriv sinna Aksalu ei saa. See on Zakaria Begrašvili, kel on võimalik lüüa nüüd hooaja 9. värav. Aksalu värava suul. Ja Aksalu toob aga Begrašvili ja veel ära jäi! Hoppikene! Vaba natukene aeglaselt, see pall läks alt liikuma Ojamaale, Mööl, Sinilaid. Kelepistu üritab Sinilaid nüüd takistada, et ei saaks otse sinna väravette tulla. Ojamaad sendekos! Oi, Alevaat 1-1! 38. minutil, üks võimalus, Anier, hooaja 10. värav tuleb ära. Kaks mängu jäi löömata värav, nüüd tuleb. Ja kõik algas sellest paremast äärest, kus sealt ikkagi murti läbi ja see hea pall kasti panti ja Anier ikkagi kastis, kui on seal 5 kasti peal Jaak Ross tulemas, siis ikkagi väga võimas on seal õhus ja maas neid palli omaks võttamas. Keerab, lööb värava peale, lõib Jaak mõttes, kui Edgar Turr oleks nagu terve, siis ma arvan, et oleks seda Frolovi positsiooni mänginud ja Frolov oleks siis olnud kas siin kuskil suurepärane sööt Begrašvilile nüüd. Ja Begrašvili lahendab ise ära! Ja Begrašvili 9. See, mis jäi eelmisel esimesel poolajal tegemata. 2 võimalust oli, aga 3. nagu öeldakse kohtuseadus, siit tuleb 3. Siit tuleb 3. ja tegelikult selles mõttes nagu natuke kehval ajal või Paidele kehval ajal, et Frolov oli juba ammu mängust ära läinud ja Paide mängis tegelikult vähemuses, et oleks pidanud Paide siin kiiremini sellele olukorrale realiseerima, et tuua see Turr kiiremini mängu, aga nüüd, kui värav löödud Turr juba... Valner lööb veel välja ja nüüd on kohe 5 lisaminutit täis. Liivak on tulnud suluseisust vastu. No kas laseb Martti Pukk veel? No jõuab, ei jõua! Ja täpselt sekundi pealt lõpetab. Ja Paide on saanud revanši selle aprillikuise kaotuse eest. No ei tea, kas see 2-1 on nii rahuldust pakkuv, kui 4-0 oli.